Ukraina lükkas taas ümber Vene õhutõrjemüüdi. See hävitas veel ühe suure Vene sõjaväerajatise, kõrvaldades selle käigus hinnanguliselt 100 vaenlase sõdurit. See on lihtsalt viimane üha laastavamate rünnakute reas, mis on täiuslikult planeeritud ja laitmatult ellu viidud, näidates Ukraina relvajõudude kasvavat jõudu ja nende vastaste üha nõrgenevaid väljavaateid. Rünnaku üksikasju jagas 21. mail ei keegi muu kui Ukraina president ise, Volodõmõr Zelenskõi. Ta kinnitas seda. Ukraina julgeolekuteenistuse SBU eriüksus Alfa viis läbi rünnaku, mille sihtmärgiks oli Venemaa Föderaalse julgeolekuteenistuse FSB peakorter, mis asus väidetavalt Henicheski sadamalinna lähedal osaliselt okupeeritud Hersoni piirkonnas Lõuna-Ukrainas. Vaadates üle Azovi mere, asub Henichesk Arabati noolena tuntud maasäärel, mis eraldab mere Tuhamere nimeliste soolaste laguunide jadast ning ulatub kuni Ida-Krimmis asuvate aladeni. Siil oli FSB väidetavalt rajanud üsna suure juhtimispunkti, kusjuures mõned analüütikud arvasid, et nad olid kohandanud selleks mingi vana hotelli või kuurordikompleksi. Sõltumata sellest, mis see kunagi oli või kuidas seda varem kasutati, oli selle ala täielikult üle võtnud Venemaa salateenistus, kokku 9 peahoonega. Kõik need hooned olid Ukraina maailmatasemel droonioperaatorite sihtmärgiks, kusjuures mõned mehitamata õhusõidukid ehk droonid tabasid väidetavalt hoonete katuseid ja teised lendasid akendest sisse, et hooned seestpoolt õhku lasta. Koha peal teatati arvukatest suuremahulistest plahvatustest ning seejärel puhkes ka ulatuslik tulekahju. Seda kinnitasid ka videomaterjalid, mida jagas veebis SBU ja mis näitasid üheselt droonide tohutut mõju, kui need põrkasid kompleksi erinevate osadega, põhjustades suuri tulepurskeid, šrapnelli ja suitsu. Lisaks tuvastas NASA Firmsi satelliidiseireteenus 17. mail rünnaku toimumise kuupäeval. Löögikohtades kõrged soojussignatuurid. Zelenskõi raport heitis samuti täiendavat valgust sellele rünnakule. SBU erioperatsioonide keskuse A-sõdurid on saavutanud häid tulemusi. Vene FSB ohvitseride peakorter sai tabamuse ja meie ajutiselt okupeeritud territooriumil hävitati õhutõrjekompleks Pantsir S1. Ainult tänu sellele operatsioonile kandsid venelased umbes 100 okupandi langenute ja haavatutena kaotusi. Venelased peaksid aru saama, et nad peavad selle oma sõja lõpetama. Ukraina keskmise ja pika ulatusega sanktsioonid jätkavad tööd. Sukeldume faktidesse veidi sügavamale. Esiteks mainis Zelenskõi Pantsir S1 süsteemi. See on üks Venemaa parimaid õhutõrjesüsteeme. Osa suuremast Pantsiri perekonnast, S1, on iseliikuv, lühikese kuni keskmise tegevusraadiusega õhutõrjeraketi ja õhutõrje suurtükkide süsteem, mis on mõeldud eelkõige sõjaväeüksuste, infrastruktuuri ja isegi teiste õhutõrjesüsteemide kaitsmiseks. See kasutab 30 mm automaatkahureid ja radarjuhitavaid rakette, ühendades sihtmärkide tuvastamise radari ja elektrooptilised süsteemid, et jälgida korraga kuni 40 sihtmärki. See suudab samaaegselt tegeleda mitmete ohtudega, alates lennukitest ja kopteritest kuni droonide või täppisrelvadeni. Lühidalt öeldes on tegemist suhteliselt tipptasemel süsteemiga ning Pantsir-süsteeme on seni konfliktis laialdaselt kasutatud. Venemaa on nendele lootnud näiteks Ukraina drooniparvede ja madalendavate lennukite mõju vähendamisel. Iga üks neist üksustest võib maksta kuni $20 miljonit. Seega on tõsiasi, et Ukraina suutis ühe hävitada. Kiievi vägede jaoks tõeline edumärk ja vaenlasele järjekordne majanduslik peavalu. Siis on veel rünnaku inimlik hind. Hinnanguliselt sai ühe päeva jooksul kas surma või haavata umbes 100 Vene sõdurit. Täpset hukkunute arvu pole ükski kolmas osapool kinnitanud, kuid videomaterjal annab selge ülevaate. Lahvatused on nii suured, et on peaaegu võimatu, et keegi neist hoonetest oleks tervena välja pääsenud. Nii et isegi kui Ukraina hinnang on võib-olla veidi kõrge, on väga tõenäoline, et Vene kaotusi oli vähemalt 10. Aga võib-olla kogu selle loo kõige paljastavam asjaolu on see, et selles piirkonnas oli õhutõrjesüsteem, Pantsir S1, kuid ilmselgelt polnud sellest piisavalt, et rajatist kaitsta või isegi iseennast kaitsta. Analüütikute sõnul lendasid need droonid tõenäoliselt umbes 200 kilomeetrit ehk 125 miili, et sihtkohta jõuda, või isegi rohkem, sõltuvalt sellest, kust need välja lasti. Näed läbisid kogu selle tee, võimalik, et teel ka teistest õhutõrjesüsteemidest möödudes, samuti Pantsiri, mille nad lõpuks hävitasid, kuid neid ei tulistatud ikkagi alla. Veelgi enam, löögi suurus viitab sellele, et droonidel olid tavapärasest suuremad lõhkepead. Pikka aega oli Ukraina droonirünnakute planeerimisel ja läbiviimisel sageli sunnitud valima kas lennuulatuse või lõhkepea suuruse vahel. Neil oli võimalik valida vaid üks kahest.
kas saata droonid kaugemale, kuid väiksemate lõhkepeadega, või varustada need suurema lõhkejõuga, kuid keskenduda sihtmärkidele, mis olid kodule lähemal. Selle rünnaku kohta teadaoleva põhjal tundub aga, et see kompromiss on lõpuks lahendatud, kuna Ukraina paistab nüüd korraldavat võimsamaid ja laastavamaid droonirünnakuid sihtmärkidele, mis asuvad märkimisväärselt kaugel. Ja see pole sugugi üksikjuhtum. See on osa üha pikemast loetelust näidetest, kus Venemaa pole suutnud oma kõige olulisemaid asukohti piisavalt kaitsta, isegi neid, mis asuvad rindest üsna kaugel. Tõepoolest, vaid paar päeva pärast Hersoni rünnakut, ööl vastu 19. mail, tähistas Ukraina järjekordset edukat lööki, seekord sügaval okupeeritud Donetski oblastis, Šisniri linnas. Seal viisid Ukraina mehitamata süsteemide vägede droonipiloodid läbi täpse rünnaku oma Vene kolleegide vastu. Nad leidsid ja hävitasid väljaõppekeskuse, mida Vene relvajõud kasutasid droonioperaatorite lahinguks ettevalmistamiseks. Robert Brovdi, koodnimega Magyar, on üks tuntumaid mehitamata süsteemide väe esindajaid, kes jagas rünnaku üksikasju Facebookis. Ta avaldas, et missioonile oli pandud nimeks Snow for Ahmat, kuna Šizna tähendab inglise keeles lumine. Magyar selgitas ka, et kasutati 11 ründedrooni, millest igaüks oli varustatud kas 100-kilogrammise või 220-naelase laenguga ning avaldas rünnaku mõju. Me tabasime 78. Seva Ahmati motoriseeritud eriotstarbelise polgu väljaõppe- ja tootmisrajatist ning ajutist paiknemispunkti, mis kannab AA Kadõrovi nime ja tegutseb Usse-armee 42 diviisi koosseisus. Peamine kahekorruseline hoone, mille pindala oli 2484 ruutmeetrit, sisaldas droonide ja laengute kokkupaneku ruume ning korrust, kus paiknes isikkoosseis. Keldris asuv laskemoonavaru jättis ussidele, kes kohapeal viibisid, unustamatuid muljeid. Magyar märkis veel, et rünnakus hukkus hinnanguliselt 65 Vene eriüksuste kadetti ning keskuse juht, kes on ühtlasi Venemaa raketi- ja suurtükiteenistuse akadeemia doktor ning kelle koodnimi on Buri. Jällegi, just sellist ohta peaksid venelased suutma kaitsta. See asub okupeeritud alal, on oluline sõjaline objekt ja maailma teiseks tugevaimaks peetaval armeel ei tohiks olla keeruline selle ümber piisavat õhukaitset rajada. Ometi suutsid Ukraina droonid taas takistamatult sellesse piirkonda lennata ja oma sihtmärgi karistamatult hävitada. Ja sellised asjad juhtuvad sõja kestel üha sagedamini. Näiteks aprilli lõpus tabasid mehitamata süsteemide vägede 413. eraldi rügemendi droonioperaatorid edukalt Venemaa baas Sarmati keskust, mis on suur droonide arenduskeskus okupeeritud Zaporižja piirkonnas. Sõjaväe raporti kohaselt oli löögi sihtmärgiks ajutine paigutuspunkt ning mitu töökoda, kus Vene väed valmistasid ja varustasid kõike, alates droonidest kuni maapealsete robotisüsteemide ja elektroonilise sõjapidamise seadmeteni. Aprilli alguses toimus veelgi suurem rünnak, kus Ukraina surmavad droonipiloodid pühkisid maa pealt hulgaliselt sihtmärke. Ühe insa öö jooksul, 15. aprillil, hävitasid mehitamata süsteemide väed 3 eraldi õhutõrje raketisüsteemi, 2 Iskanderi baasi, 1 Rubikoni baasi, 2 naftabaasi, laskemoonalao Krimmis ja mitu sõjalist objekti Donetskis. Kokku hävitati 16 sihtmärki. Jällegi jagas Magyar uhkusega seda uudist internetis, kirjeldades, kuidas 414. Magyari lindude eraldi brigaadi 9. Kirovi pataljoni piloodid viisid läbi peaaegu imepärase rünnaku. See on jõudnud sinnamaani, et vaevu möödub nädalgi, ilma et ilmuksid pealkirjad ja uudislood järjekordsest sellisest rünnakust. Korduvalt hävitavad Ukraina droonid kõrge väärtusega Vene sihtmärke, keskendudes sageli kas õhutõrjesüsteemidele või infrastruktuurile, mida need süsteemid peaksid kaitsma. Enne kui vaatame lähemalt nende rünnakute pikaajalisi mõjusid, kui see on selline teave, mida soovid rohkem saada, siis kindlasti telli The Military Show kanal. Me analüüsime seda niimoodi igal nädalal. Mida sagedasemaks need rünnakud muutuvad, seda hullemaks läheb olukord Venemaa jaoks. Juba praegu avaldavad mõned riigi kõige karmimad natsionalistlikud sõjablogijad oma pettumust ja pöörduvad isegi Kremlile vastu, küsides, kuidas ja miks sellistel rünnakutel üldse lastakse toimuda. Ja nende viha pole raske mõista. Venemaa peaks olema üks maailma suurimaid sõjalisi jõude. Ta peaks võitlema palju väiksema ja nõrgema vastasega. See pidi selle sõja juba aastaid tagasi võitma. Ometi oleme nüüd üle 4 aasta kestnud võitluses ja selle asemel, et olla võidulävel, pole Venemaa kunagi varem nii nõrk olnud, samal ajal kui Ukraina on muutunud järjest tugevamaks. Ja sellised rünnakud toovad tõeliselt esile kahepoole strateegiate, taktikate ja üldise kohanemisvõime dramaatilised erinevused, kui nad seisavad silmitsi väljakutsetega ja sõja muutuvate tingimustega tervikuna. Ühel pool on Venemaa, mis on alates esimesest päevast tegutsenud vankumatu veendumusega, et toorest jõust piisab selle sõja võitmiseks.
Kuigi nende taktikad on aja jooksul veidi muutunud, liikudes algsest keskendumisest soomusele ja mehhaniseeritud rünnakutele rohkem droonide ja liugpommide kasutamisele, on üldine strateegia alati taandunud ühele lihtsale põhimõttele. Kui Venemaa paiskab Ukraina vastu piisavalt palju mehi ja laskemoona, siis ta lõpuks võidab. Riigi kaitsevõime ei suuda igavesti vastu pidada ja lõpuks langeb. Ja isegi kui see maksab miljon inimelu ja miljardite dollarite väärtuses varustust, peaks Kremlile võit olema vältimatu. Probleem on selles, et isegi kui Venemaa võit võis sõja algfaasis tunduda vältimatu, siis juba mitu aastat pole see enam nii tundunud. Riigi territoriaalsed võidud on vähenenud, kaotused on hüppeliselt kasvanud ning edasiminek eesmärkide saavutamisel on peatanud, seisma jäänud ja mõnes piirkonnas isegi tagasi läinud. See ei tähenda, et Venemaa oleks kohe sõda kaotamas, ega ka seda, et Venemaa ei tekitaks Ukrainale endiselt kahju. Kremli sõjamasin jätkab peaaegu igapäevaste kaugmaa rünnakute korraldamist Ukraina linnade ja asulate pihta, toetudes selleks suuresti rakettidele ja droonidele. See jätkab tsiviilisikute tapmist ja infrastruktuuri laiaulatuslikku purustamist, kuid Ukraina jätkab vastupanu, sest kuigi Venemaa lähenemine põhjustab palju verevalamist ja jõhkrust, puudub sellel siiski igasugune selge suund või eesmärk. Kremli arvates tuleb neil lihtsalt jätkata survestamist, saata edasi drooniparvi, rakette ja liugpomme ning lõpuks Ukraina murdub ja annab alla. See hoiab survet peal, kuid teeb üldiselt ikka ja jälle sama asja, oodates samas kuidagi erinevaid tulemusi. Samal ajal on selle konflikti teisel poolel Ukraina, kes on võtnud sõjas hoopis teistsuguse lähenemise, keskendudes innovatsioonile, kohanemisele ja iga ressursi maksimaalsele ärakasutamisele. On keeruline näha loogikat Venemaa drooni- ja raketirünnakutes. Aga Ukraina puhul on seda palju lihtsam näha ning rünnak FSB baasile koos teiste hiljutiste rünnakutega droonide väljaõppekeskustele, õhutõrjele ja teistele sõjalistele objektidele näitab riigi plaani üsna selgelt. See on kahefaasiline plaan. Esimene faas keskendub sellele, et süstemaatiliselt hävitada võimalikult palju Vene õhutõrjesüsteeme. S-300D, S-400D, pantsirid, bukid, torrid, kõiki neid süsteeme ja teisi jälitavad ja hävitavad Ukraina droonimeeskonnad, need langevad nagu doominoklotsid iga mööduva nädalaga. Mõned neist maksavad $10 miljoneid, teised $100 miljoneid. Mõned ulatuvad isegi peaaegu $1 miljardit piirini. Iga kord, kui üks neist süsteemidest hävitatakse, kannatab Venemaa tõsise rahalise kaotuse ning tal ei ole lõputut varu neid süsteeme, et lihtsalt hävitatud seadmed asendada. Nende valmistamine võtab aega, raha ja materjale ning samal ajal jäävad Venemaale kaitses täiendavad lüngad. Siin tulebki mängu teine faas. Kui kaitsed on maas, on Ukrainal vabadus kasutada raskemaid relvi, näiteks suuremaid droone, mis võivad liikuda veidi aeglasemalt, kuid millel on märkimisväärselt suurem lahingukoorem Venemaa taristu vastu. Ja just seetõttu näeme jätkuvalt, kuidas Ukraina laskemoon paneb nädalast nädalasse põlema rafineerimistehaseid, logistikasõlmi, juhtimispunkte, peakortereid ja teisi kõrge väärtusega sihtmärke. See pole juhus ega õnn, see on teadlikult planeeritud. Ukraina kogub pidevalt andmeid oma vaenlase kohta, selgitab välja, kus asuvad tema kaitsepositsioonid ja otsib parimaid viise nende hävitamiseks. Ja sõja jätkudes on Ukraina kõigis neis asjades palju paremaks saanud. Tõepoolest, kui me keeraksime kella paar aastat tagasi, siis selliseid asju lihtsalt ei juhtunud regulaarselt. Ukraina korraldas aeg-ajalt süvalööke Vene sihtmärkide pihta, kuid tema rünnakud olid üldiselt üsna ebaregulaarsed, vahel mitme nädala või kuu tagant. Ja need ei põhjustanud alati eriti palju kahju, sest tol ajal polnud riigil veel tänapäevaseid keerukaid relvi ega lisandunud kogemusi, mis tal täna on. Nüüd on olukord täiesti teistsugune. Ukraina on nüüd vastupidavam ja paremini varustatud, et tulla toime konflikti tingimustega, laastab oma vaenlast ning annab neile vaevu aega hingetõmbeks rünnakute vahel. Samamoodi oli selle sõja alguses aeg, mil ainsad venelased, kes tõeliselt olid ohus Ukraina droonirünnakutes hukkuda, olid kas rindel või sellele üsna lähedal, sest droonid ei suutnud eriti kaugele lennata, enne kui need paratamatult alla tulistati. Nüüd on olukord taas muutunud. Üha sagedamini kuuleme teadetest, kus Ukraina droonid lendavad 10 või isegi 100 miile vaenlase territooriumile, sügavale okupeeritud aladele või isegi üle piiri Venemaale, otsides ja hävitades Kremlile alluvaid vägesid kergusega. Keegi pole kaitstud, ükski koht pole turvaline. Ja see kõik on tänu Ukraina meistriplaanile, mis keerleb üsna lihtsalt selle ümber, et muuta see sõda Venemaa jaoks võimalikult raskeks. See seisneb vaenlase kaitse nullimises, nende kõige väärtuslikumate varade hävitamises ja varustusteede katkestamises, mis jätkuvalt toidavad rindejoont ja kütavad Kremli sõjamasinat. Ja see töötab uskumatult hästi. Sest mida nõrgemaks Venemaa muutub, seda tugevamaks muutub Ukraina. Mida rohkem kaitseta kõrvaldab, seda rohkem avanevad uued teed edasisteks rünnakuteks. Mida rohkem taristut ta hävitab, seda rohkem aega ja raha peab Venemaa kulutama parandustöödele.
Ja mida rohkem varustusteid ta läbi lõikab, seda raskemaks muutub Kremli rindevägede ellujäämine ja järgmiste sammude planeerimine. See jõuab punkti, kus Ukraina võiks teoreetiliselt peaaegu iga päev korraldada süvalööke Venemaa kõrge väärtusega sihtmärkide pihta. Tegelikult teatas Ukraina mehitamata süsteemide vägi, et ajavahemikus 1. kuni 21. maini hävitati kokku 20 õhutõrjesüsteemi. See tähendab sisuliselt ühte päevas. See ei ole Venemaa vaatenurgast lihtsalt jätkusuutlik. Kuidas saab riik loota sõda võita, kui ta ei suuda isegi omaenda taristut kaitsta, mis asub rindest mitme miili kaugusel? Kuidas saab see riik jätkuvalt loota mingile paratamatule võidule, kui selle kaitsesüsteemid langevad nagu kärbsed? Lihtne vastus on, et ei saa. Venemaa kaotab. See saab löögi teise järel ja selle sõjaväelised juhid ei suuda leida lahendusi probleemidele, millega nad silmitsi seisavad. Neid sunnitakse sisuliselt oma alles jäänud õhutõrjevahendeid normeerima, paigutades süsteemid kõige olulisematesse kohtadesse, jättes teised täiesti kaitseta. Selle tõendid on ilmselt kõige nähtavamad Krimmis, kus Vene sõjablogijad on kurtnud, et Kreml näib olevat loobunud igasugusest mõttest proovida piisavalt kaitsta territooriumi, mille ta 2014 aastal ebaseaduslikult hõivas. Üks blogija, Maksim Kalašnikov, ütleb näiteks: maismaatee Krimmi meenutab üha enam Afganistani teid 1980. aastatel. Hävinud sõidukite jäänused on tee äärde laiali pillutud. Vaenlane segab varustusteed droonidega. Teine blogija lisas, et näib olevat süsteemne püüdlus katkestada maismaa logistikakoridor Krimmi, samas kui üks nimega Romanov märgib, on ilmne fakt, et selliste rünnakute arv ja sagedus kasvab peagi. Kuid see ei ole ilmne Venemaa kaitseministeeriumile ega relvajõudude peastaabile. Marsruudi ääres ei ole väikseid õhuseirepunkte, seega ei hakka keegi droonimeeskondadele vastu. Ta lisab, et piirkonnas ei ole kedagi, kes tsiviilisikuid kaitseks, pole mobiilseid vaatlusgruppe ega kaitsevõrke, mis kaitseksid tulevaste droonirünnakute eest. Jällegi, see ei ole normaalne. Varem suutis Venemaa logistiliselt olulistes piirkondades või rindele lähedal vähemalt mingil määral korralikke kaitsemeetmeid rakendada. Näiteks olid neil olemas kaitsevõrgud ja muud droonivastased meetmed, samuti elektroonilise sõjapidamise segamisseadmed, mobiilsed droonimeeskonnad ja nii edasi. Nüüd pole sellest midagi alles. Ja see pole sellepärast, et Venemaa ei hooliks või ei tahaks hõivatud territooriume kaitsta. See on lihtsalt sellepärast, et Ukraina teeb nii suurepärast tööd, tabades õigeid kohti õigel ajal, muutes vaenlase jaoks peaaegu võimatuks korraldada mingisugustki tõsist kaitset. Kuna kasutada on järjest vähem vahendeid ja ressursse ning järjest rohkem rünnakuid tabab tema infrastruktuuri ja kaitset, pole Venemaa väljavaated kunagi varem nii sünge olnud. Selle riigi katastroofilisest kokkuvarisemisest saad rohkem teada sellest videost. Või kui soovid veel üht näidet sellest, kuidas Ukraina oma vastast üle kavaldab ja taktikaliselt üle mängib, vaata seda videot, mis näitab, kuidas Kiievi eliithäkkerid suutsid pahaaimamatuid venelasi meelitada vältimatutesse surmalõksudesse. Ära unusta tellida The Military Show'd, et saada rohkem teadmisi, analüüse ja värskeid sõjauudiseid üle kogu maailma. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!